mille poolest erineb Rakvere pidu teistest Tallinna või Tartu pidudest? Hanf Kung! Ei, ma ei ole sellega nõus, sest Hanf Kung räpib igal pool. Aga Rakvere on kindlasti kuulus oma dopeide räpparite poolest juba aegade algusest saadik, nii et pask on õhus lihtsalt ja see on dope. Aga mille poolest erineb Hanf Kung teistest räpigrupeeringutest? Me oleme Eesti Wu-Tang 5-6, kellel on nüüd rohkem hambaid suus. Minust juba sõber ütles, et kuskil teksti vormis vist on võimalik lugeda ka, et Hanf Kung on ju kari räpparid, kes räpivad, kuidas räpparid räppida ei oska, nii et see vist ongi õhtupunkt. On äkki veel mingi viimane sõna? Ja point on selles, et nagu Hanf Kung on ju, kõik tüübid, nad naudivad räppimist, mina isiklikult naudin väga räppimist ja see ongi põhiline, nii et kutsun meid parem räppima. Aga te olete nii mõneski laulus maininud erinevaid mõnuaineid, mis suhe teil sellega on? Väga mõnusad suhted on. Et kui mõnu kätte saab, siis on ju kõik väga hästi. Siis pole vaja rohkem otsida, kuni mõnu läbi saab. Te olete käinud üle Eesti igas sorti pidudel, aga mille poolest need Rakvere peod erinevad teistest? Näiteks Vaafestival. Mina ei oska midagi öelda. Rakveres on alati hea esineda, sellepärast, et esiteks me oleme ise Lääne-Virumaa mehed, mis tähendab seda, et tavaliselt on täis maja ja kuna siin on sellise väikse saali efekt ka, siis see annab päris palju juurde, et tekib see tunne, et kuskil polegi nagu ruumi, et rahvast on täiskool. Ja no Rakvere publik on muidugi Rakvere publik, siit on ju RL Massiv. Aga olete kuulnud sellisest ansamblist nagu Vesikas ja Fofkin ja olete kuulnud ka paljudest teistest Eesti räppi duodest ja ansamblitest, aga mille poolest erineb Vesikas ja Fofkin nendest kõigist? Võib-olla taustavaliku puhul või taustavaliku pärast, mis on päris alternatiivne, eriti sellel albumil, et on üsna selline tümpse. Kas Vesikas ja Fofkin üritavad ka välisturule trügida? Kindlasti mitte. Ei ole mu vene keele oskus nii hea. Kui tuleb üks Hispaania, üks kaunemaid naisi, keda sa eales näinud oled, ja sa pead talle ütlema ainult ühe räppari nime, kes on sinu meelest Eesti üks parimaid, siis kelle nime sina, Vesipoiss, ütleks? No eks ikka vanameister Kuuldi. Mina ütleks Tšaliis. Mis sa arvad, mille poolest erineb Vaafestival ehk Rakvere pidu teistest räpipidudest, kus oled käinud? Puhtalt sellest, et me oleme Rakveres. Aga näiteks üks tavaline ema, kes hip-hopist eriti midagi ei tea, juhuslikult YouTube'is sattus peale. Nägi Tommy Cash ja nägi ka on üks teine bänd. Et oskad sa talle paari sõnaga seletada, mille pärast või mille poolest erineb Tommy Cash teistest Eesti räpparitest? No selle poolest, et kui see üksik ema oleks näinud teisi Eesti räppareid, siis talle oleks meeldinud. See oleks arvatavasti oma tütre kõrvad kinni pannud. Aga siis, kui ta kuulis Tommy Cashi, siis ta võttis oma just 18-aastaseks saanud tütre kaasa ja tulnud siia Rakvere festivali mind kuulama. Ma just nägin neid, ma tulid, just te tulite ja siis nemad tulid. Igal juhul. Talle meeldis, et just need üksik emad ja üksik isad ja nendele meeldib Tommy Cash. Aga kas sa arvad, et Tommy Cash konkureerib pigem Eesti räpparitega või pigem UK ja USA räpparitega? Tahaks siis konkureerida nendega, kes on väljaspool. Et perega ei hakka konkureerima. Üpris kiiresti said päris suure publiku kui ka paljude kriitikute poolehoiu. Et kas sa ei karda sellist asja, nagu päris tihti on juhtunud, et suure pauguga tullakse ja vaikselt hääbutakse ära? Ehk, mis Tommy Cash pakub järgmisena?
See on väga hea küsimus ja see on väga tõsi. Ma olen selle komeedi asja mõelnud, et ongi, et nüüd 7. detsember saab aasta täis, kui ma tegin oma esimese laivi. Aasta tagasi 7. ma tegin väikses kohvikus esimese laivina ja siis juba aasta hiljem kellelegi meeldib muss, et see on vinge. Aga ma üldse ei arva, et ma olen see komeet, kes alla läheb, et see on nagu lihtsalt väike osa, mis tuli välja, et mis inimestele meeldis, et järsku tegelikult ei teagi, mis päriselt on. Ega ei teagi. Siin erinevad kontserdikorraldajad räägivad, et Eestis praktiliselt niisugust tõelise räpi artiste ei olegi, kes tooks natuke suurema saali täis. Kas sa arvad, et Tommy Cash on see artist juba? Veel ei ole, ma arvan. Võiks olla. No, kui sul on väike saal, siis ma toon täis selle. Või jah. Võiks täis tuua. Kõik võiksid täis tuua. Et fänne võiks... No, Eestis on vähe rahvast, vaata. et selles on asi. Aga varsti, kindlasti. Thank you very much for your interview. And now we must go on. Me must go on. Ooh, baby, you must go on. Yeah. Ma teenin oma nime suur vaba, motherfucker. Sa pulli pärast hakka, mind testima, kui peksin siin. Eksisid, et suur on tegelikult väike, kuid sa eksisid. Sa panid puusse, peale leiva lased sina luusse. Surma suudle, kuule, kuidas püssi rohku leiab muude. Räägib mind taga rits, sinna maga rits. Laen oma klaga rits, paga rits. Räägib mind taga rits, sinna maga rits. Laen oma klaga rits, paga rits. Räägib mind taga rits, sinna maga rits. Laen oma klaga rits, paga rits. Räägib mind taga rits, sinna maga rits. Laen oma klaga rits, paga rits. Sa oled sadades Eesti kohtases esinenud Suur Papa. Mis on see, mis eristab Rakvere Vaab-festivali kõikidest nendest teistest? See on võimatult mitte vägivaldne Rakvere linna kohta. Nii ongi. Tõsi lugu. Kui näiteks on üks suvaline maakutt, kelle hüüdnimi on näiteks, ütleme, Tihla Voss, siis ta räppi YouTube'is juhuslikult avastas. Siis sa pead talle seletama, et kuidas artist Suur Papa erineb kõikidest teistest Eesti räpi artistidest. Sellepärast võib-olla, et ma ei ürita räppar olla. Ma olen see, kes ma olen ja kui sa üritad olla räppar ja pussida neid jõhkrid, neid sõnu ja värki, siis ei tulegi sul välja, sa ei saagi lõiks kunagi. Ma arvan, et sellepärast võib-olla erinegi teist võib-olla natuke. Aga muidu ma olen täitsa lambi tant minu arust. Kas sa arvad, et praegu Suur Papa on Eesti kõige kõvem räppar? Ma arvan, et ei ole. Segane treener on. Sa oled osalenud sellises Eesti hip-hopi tõsielu saates nagu Pumpüss, see vastab tõele. Ja sa rääkisid seal Tartu räpparitest ja väga-väga palju oli järsku Tartu räppareid, kes ütlesid, et kellest ta siis täpselt rääkis. Kellest ta siis täpsemalt rääkisid? Ma üldistasin massi kui sellist, et ma loodan, et need inimesed, kes arvasid, et nagu see on neile mõeldud, et nad ei ole nagu nii pehmad, et nad arvaksid seda. Sest mul ei ole nendega beefi ega midagi, kui nad just ei tahagi. Et ka samamoodi Suur Papa tuli Eesti tseeni komeedina. Kas sa ei karda sellist asja, et komeed tuleb kiirelt ja läheb minema? Ehk mis on sinu järgmine samm, et hoida ennast üleval? Järgmine samm on see, et detsembris tuleb Suur Papa mixtape välja, kus ma annan siis tänu suurepärasele plaadi edule. Ma teen siis kingituse jõuludeks minu fännidele, kes saavad siis kõik nagu need tasuta lood kätte. Ja põhimõtteliselt ma ütlesin, et seal on nagu kirjutamata lugus ja enamus neist ongi kirjutamata, nii põhimõtteliselt mul on 3 nädalat aega kirjutada 8 lugu, nii et vaatame, kas ma saan hakkama sellega. No nii, räparid. Teie naised käivad minu pool refrääne tegemas. Me oleme siis saate meeskonnaga kinni püüdnud ühe täiesti tüüpilise külastaja Vaab-festivalil. Sa oled praegu ikkagi professionaalne laulja. Et mis sa arvad, et kas kumb on raskem, kas laulda või räppida?
ma arvan, et raskem on räppida. Nüüd on selline aeg, kus Vaaf festivalilt me oleme lõpetanud. On aeg panna kaamerad kinni ja minna panna tinti. Nägemist oli äge vist. Ühesõnaga, Pumppoiss